Nii, tere. Mul paluti rääkida... kas saaks presentatsiooni ka ette? Nii. Mul paluti rääkida virtuaalse ja päris maailma nihkuvatest piiridest. Kuna tänase loengu aeg on küllaltki piiritletud, nagu te kõik juba teate, siis pidin ka teemat kitsendama, kuna see on väga lai teema. Ja kitsendasin teemat selliseks, et räägin, kuidas masinad ja inimesed meid ümbritsevad maailma erinevalt näevad ja tajuvad. Võib-olla olete kõik märganud, ilmselt olete märganud, et meie ümber maailmas on järjest rohkem erinevaid äppe, sensoreid, algoritme, masinaid, mis osalevad meie igapäevaelus, kuid tajuvad maailma hoopis teisiti kui meie. Üldiselt peetakse masinate mõõtmistulemusi ja mõõtmisest tulenevaid järeldusi küllaltki objektiivseks. Kui me aga vaatame, kuidas sensorid loevad meid ümbritsevast keerukast maailmast vaid üksikuid parameetreid ja üritavad seda maailma ainult üksikute kontekstist välja rebitud parameetritega kirjeldada, siis võib leida, et need tõlgendused ei ole alati niivõrd objektiivsed, kui meile võib tunduda. Siin on üks 2010 aastal Tokyosse Shinagawa rongijaama paigaldatud joogiautomaat, mis on eripärane selle poolest, et ta tuvastab tema poole läheneva kasutaja, ta tuvastab kasutaja vanuse, soo ja rassilise kuuluvuse ning näitab kasutajale neid jooke, mida just see kasutaja võiks soovida. Kui me Jaapani kontekstis oletame, et sellele masinale läheneks umbes 40-aastane valge Euroopa mees, siis tõenäoliselt see masin näitaks talle ainult erinevaid õllesorte ja muid kergelt alkohoolseid karastusjooke. Kuigi see mees võib-olla on väga janune ja tahaks hoopis Coca-Colat või mineraalvett. Siin on üks teine huvitav näide linnaplaneerimisest, kus kasutatakse päris palju heitgaaside ja õhusaaste sensoreid. Siin vasakul näeme ühte sensorit, mis on paigaldatud umbes 4 meetri kõrgusele ja see põhjus, miks ta nii kõrgele on paigaldatud, seisneb selles, et kui autod umbes 1 meetri kõrgusel kiirendavad, siis meil on hästi tihedad ja kõrged CO2 tasemete tõusud ja nad tahavad ühtlasemaid mõõtmistulemusi, seetõttu nad paigaldavad sensori kõrgemale. Nüüd siin paremal on näha ühte inimest, kes samuti on asetanud ennast 4 meetri kõrgusele, aga tihemini on inimesed kuskil 1,5 meetri kõrgusel ja meie lapsed on 0,5 kuni meetri kõrgusel. Ja ka linnaplaneerimise otsuseid tehes meid pigem huvitaks õhukvaliteedi tase inimeste vaatepunktist, mitte sellest vaatepunktist, kuidas see masinatele mugav oleks. Nüüd järgnevalt räägin veidi, kuidas inimesed maailma näevad ja tajuvad. Paljude asjade tuvastamine on masinatele väga arvutusjõulikult kallis ja keeruline. Näiteks inimeste nägude tuvastamine piltidelt või videost. Inimesed on aga evolutsiooniliselt arenenud niimoodi, et nad on erakordselt head inimeste nägude tuvastamisel. Ja inimesed suudavad nägusid tuvastada isegi kohtades, kus neid tegelikult ei ole, pea sama kiirusega, näiteks kraanikausilt või Marsil olevalt geograafiliselt vormilt. Kui ma elasin mõned aastad tagasi Jaapanis, siis ma hakkasin huvi tundma just selle vastu, kuidas me saaksime linnakeskkonda visualiseerida kontekstuaalsemalt, ilma üksikuid andmepunkte sealt välja rebimata. Ja kuidas me saaksime teha just sellise visualisatsiooni, mida oleks hea inimestel jälgida, mitte masinatel. Ja tulin välja ühe väikse projektiga, mida siin järgnevalt räägin ja näitan. Alguses hakkasin mõtlema, kuidas loodus erinevaid protsesse visualiseerib ja salvestab ja leidsin paar päris head näidet visualisatsioonist, kus andmete kogumine, nende tõlgendamine ja visualiseerimine ei ole mitte omavahel lahus olevad protsessid, vaid kus see on kõik üks protsess. Näiteks fossiilide puhul, kus
maapinnast endast saab selle maapinna ajaloo visualisatsioon või puuringide juures, kus puuristlõige näitab ringide kujul, kui vana on puu, millised on olnud tema kasvu aja jooksul loodustingimused. Samuti oli mulle inspireerivaks bioloogid ja see, kuidas nad määravad erinevates looduskeskkondades liigitihedust. Nad võtavad alati kas 1 ruutmeetri või 1 ruutkilomeetri ja loevad seal üles kõik liigid. Samamoodi tegin ka mina linnakeskkonnas. Ma kaardistasin ühes kindlas linna asukohas piiratud 5 minuti jooksul kõik inimesed, kes minust seal möödusid. Ja sain nii teada nende inimeste tiheduse, liikumiskiiruse, nende demograafilised omadused ja ka muud infot, mida siin kohe veidi täpsemalt selgitan. Need visualisatsioonid ma tegin sellisel viisil, et kõik inimesed, kes liiguvad 5 kilomeetrit tunnis, mis on tavaline liikumiskiirus, on oma tavaliste proportsioonidega. Inimesed, kes liiguvad kiiremini, nagu see jalgrattur, on kitsamad vastavalt kiirusele ja aeglased inimesed laiemad. Samuti on nendelt visualisatsioonidelt 2 erinevat linnakeskkonda võrreldes suhteliselt kerge näha nende tiheduse erinevust. Vasakul on näha ühte parki Hiroshimas, kus 5 minuti jooksul möödus vaid 1 inimene. Paremal on Tokyo üks kesklinna tänavaid, mis on tunduvalt tihedam. Erinevalt andmete ühekaupa visualiseerimisest on nende visualisatsioonide puhul alles jäetud kogu keskkonna kontekst. Ehk inimene mõistab kiirelt, kas tegu on hommiku, õhtu või lõunaga, kas inimesed liiguvad looduslikus või tehiskeskkonnas. Kuigi ainult liikuvad objektid on teravalt joonistatud ja taust on udune, siis ometi tunnetame me seda konteksti. Samuti, nagu ma ennem rääkisin, on inimesed erakordselt head inimnägude ja inimeste vaatlejad. Ja ma kasutasin ka seda ära. Ja inimesed tuvastavad siit piltidelt üsnagi kiiresti liikuvate inimeste demograafilised omadused. Näiteks siin on näha, et sõidab üks vanem mees jalgrattal. Kuna Jaapanis on ka paljudel töökohtadel vormiriietust, tunneme kergelt ära, et tegemist on tänavakoristajaga. Siin on üks pere 3 lapsega, kiirelt jooksvad sportlased Tokyo keisri aias. Ma tegin seda visualisatsiooni erinevates linnades ja üritasin aru saada, mis on nende linnaruumide erinevad iseloomujooned. Siin on Tokyos Shibuya rongijaamast üks väljuv sild, kus näeme, et inimesed liiguvad kiiresti ja on paiknevad üsna tihedalt. Siin on üks park Austrias, kus näeme aeglaselt kõndivaid inimesi looduskeskkonnas ja kiirelt möödasõitvaid sportivaid jalgrattureid. Siin on lai tänav Tallinnas, kus on nii turistid kui ka kohalikud inimesed. Siin on üks park Berliinis. Siin on üks tänav Austrias, kus on visualisatsioon tehtud 2 erineval kellaajal. Üks hommikul, kus näeme palju suhteliselt aeglaselt liikuvaid autosid, kuna on ummikud, ja teine õhtul, kus näeme vähem autosid, kuid mis liiguvad kiiremini ja samuti huvitavat valgusolu, mis on tingitud seal taga olevast meediafasaadist, mis oluliselt muudab linnakeskkonda öösel. Üks huvitav asi oli see, et kui ma esimest korda seda projekti Jaapanis näitasin, siis ma ei pannud nende visualisatsioonide juurde andmeid, kus kohal nad olid tehtud või mis kellaajal, aga inimesed tundsid kergesti ära, kas vastav visualisatsioon oli tehtud Tokyos, Nagoyas, Kyotos või kuskil mujal. Ja lähemalt uurides selgus, et inimese aju paneb väga hästi kogu selle konteksti kokku ja need väiksed detailid, nagu erinev jalgratta kuju, inimeste erinev riietus, liikumise tihedus, kiirus, kas linnaruumis on vanemaid või nooremaid inimesi, andis väga hästi neid vihjeid, kus see võiks olla tehtud nendele inimestele, kes seal kunagi olid viibinud.
Ja nii ma suutsingi teha ühe näite sellest, kuidas linna informatsioon ei ole mitte üksikute andmepunktidega välja rebitud, vaid asi on kontekstuaalselt mõistetavam ja näitab inimesele, milline üks ruum on. Ja see ongi kõik. Ei näe ühtegi kätt veel. Seega ma küsin ise, et kas siin nagu, ma ei tea täpselt, millega sa praegu tegeled, see oli üks projekt, mida sa oled teinud, et võib-olla sa räägid sellest kõigepealt, kui ma küsin. Et millega ma praegu tegelen? No, praegu ma tegelen erinevate interaktsioonialaste konsultatsiooniprojektidega, aga põhilise aja võtab üks uus startup, kus me üritame leiutada maailma kõige lihtsamat 3D maailmade või CAD-mudelite loomistarkvara, kus nagu me teame, siis virtuaalreaalsus ja erinevad kolmedimensioonilised rakendused on väga kiiresti tõusev turg ja üritame luua sellist platvormi, kus meist igaüks saaks kommunikeerida läbi kolmedimensionaalsete mudelite. Et kõigile see kättesaadavaks teha, keeruline. Minul on vist juba see limiit kätte jõudnud, millest Kristjan rääkis, aga kuidas sinul on, et ma tegelikult tahtsin küsida, et kas sa tunned, et kust läheb see inimvõimekuse piir või kust tuleb vastu nagu masina piir, et kus peaks see piir tegelikult üldse olema või kas ta peaks olema defineeritud väga selgelt või peaks seda ikkagi veel otsima ja katsetama? Siis, et kas me peaksime masinaid piirama? No seda ka võib-olla, jah, see on ka üks selle küsimuse osa. Või peaksime meid ennast piirama, et me ei kasutaks neid masinaid nii palju? No, ütleme, see masinate kasutamine on üks pool asjast, aga teine pool on see, et kui me vaatame kogu artificial intelligence'i või tehisintellekti arengut, siis ma pigem ka kuulun nende inimeste hulka, kes toetavad seda argumenti, et see ei ole mingi asi, mida me saaks poliitiliselt reguleerida või see ei ole mingi asi, mida ei tule, et ta tuleb nagunii ja pigem ma oleks huvitatud sellest, nagu ka paljud inimesed juba tegelevad, et nad uurivad erinevaid, nagu näiteks Jaan Tallinn Eestis uurib erinevaid eksistentsiaalse riski asju ja kuidas me peaksime, neid asju, ütleme, see on päris lai teema, aga tulevik on huvitav. Ilmselgelt. Või need jõud, kes tahavad seda ellu viia või see potentsiaalne kasu, mis sellistest artificial intelligence masinast võib saada, see kaalub üle kõik need masinahävitajate jõud. Et sinus on see julgus olemas, et No mina selles küsimuses olen pigem vaatleja ja ka suur skeptik tegelikult ja huviga jälgin neid arenguid, kuidas erinevad näiteks Cambridge'is Future of Humanity Institute ja USA-s see existential risk, mingi research, et mida nad välja töötavad ja kuidas nagu kuulsad teadlased üritavad leida lahendusi. Okei, mul on üks küsimus veel. Minu praegune tööandja on välja kuulutanud hanke või vähemalt seda ette valmistamas, et luua Eestile oma selline mingisugune virtuaalse reaalsuse kogemus siis Eestist. Et kas arvad, et selline asi üldse on nagu mõistlik, et kas me peaks mingit füüsilist ruumi viima virtuaalsesse üks ühele üle või peaks need inimesed ikkagi pigem nagu üle piiri siia tooma, kas siis lennukiga või jala või laevaga? See on ka hästi nagu case'i spetsiifiline küsimus, et ma just Helsingis kuulsin on üks büroo, kes tegelebki nende virtuaalses reaalsuskogemuste tekitamisega ja nad väga edukalt teevad selliseid asju, näiteks, et nad tegid ühest tehasest, mida veel ei ole õieti projekteeritudki virtuaalreaalsuskogemuse ja Saudi Araabias selle kogemuse põhjal osteti mitu sellist tehast. Et seal see töötas päris hästi, aga
No ütleme, need asjad ka arenevad suhteliselt kiiresti ja sellisel kujul, nagu nad täna on, nad varsti enam ei ole, ma arvan. Et see, kuidas see kogemus, et sa võtad taskust mobiili ja paned omal sinna Google Cardboardi, see ei ole väga mõistlik kogemus. Või tulevik, või mõne aasta pärast me ei arva seda, ma arvan. Okei, kas on publikul tekkinud küsimusi? Jällegi siit alt üks küsimus. Vabandust. Jätku küsimus Alari küsimusele lihtsalt, et me siin kõik ikkagi elame oma sellele kodumaale kaasa, et sellest konkreetsest hankest ei räägi, aga lihtsalt ma sinu vastusest lugesin sellist skeptitsismi välja, et ma siis küsikski kuidagi nii, et kas nagu siis on üldse võimalik nagu sellisel tegijal nagu riik, sellest kõigest tuleneval, kuidas riik peab käituma, et on mingi protsessid ja bürokraatia ja järelevalve ja nii edasi, üldse osaleda nagu sellises mingi tehnoloogia maailmas, proovida kuidagi mingisugust kasu endal saada, sest et ta on nii-öelda doomed to fail, sest et alati jääb hiljaks, alati jääb maha, tas ei ole seda paindlikkust ja seda nimbleness'i ja nii edasi, et olla ja osaleda alati seal nagu rindejoone peal, mitte alati teha seda, mis tegelikult oli eilne päev. Kas riik peaks üldse proovima olla osa tulevikust ja muutusest oma riigi viimisel nii-öelda füüsilisest virtuaalsusse või mida iganes, mis iganes moel. Olla seal, kus on inimesed. Jah, kindlasti peaks proovima ja Eesti näitel on näha, et Eesti mitte ainult ei proovi, vaid ongi väga edukas selles, alates kogu sellest ID-kaardi eduloost ja kuni e-residentsuseni. Et Eesti on isegi liiga agar kohati või nagu kohati, näiteks selle e-residentsus on suurepärane PR-projekt, aga ütleme niimoodi, et me ei ole ka selle projekti mõjusid lõplikult veel tunnetanud ja tegelikult algselt ma pigem olin skeptiline selles suhtes või isegi kui meil on 1 miljoni inimesega riik, kas siiski see peaks olema ainult eksperiment. 1,3. Aga siiamaani on kõik väga edukalt ja hästi läinud ja ma arvan, et kindlasti peaks suutma. Kuigi enamus maailmas ollakse vist seisukohal, et kõik need uuenduslikud asjad, mis parandavad inimeste tervishoidu, julgeolekut, mis on inimestel olulised küsimused elus, et need lahendavad ikkagi ära suured firmad ja hiljem riik kopeerib neid. Et see on, ütleme, Ameerikas ja nii standard või sellist mudelit nähakse pigem. Aga aitäh! Väga huvitav. Selle puldi, jah? Jah.